Tere päevast! Siin on Sinilinnu tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja täna tahan sulle natukene rääkida unest. Ja nimelt sellest, et une planeerimine on tähtsam kui aja planeerimine. Ja minu väide siis tugineb mitmesugustele uurimustele. Ja asi on selles, et lääne ühiskonnas magab inimene, täiskasvanud inimene siis keskmiselt 6 tundi, 6-7 tundi. Väga palju on neid, kellel jääb see uneaeg ka alla 6 tunni. Ja tihtilugu ma tõin nagu meelega siin välja selle aja planeerimise mõtte, sest tihtilugu, kui sa võtad kõik igasugused eneseabistrateegiad, igasugused ka palju raamatuid, juhtimisalased raamatud, enesearengu raamatud, kõik keskenduvad nagu tõhusamale aja planeerimisele. Aga aega on meil kõigil 24 tundi ööpäevas, et mida me saame planeerida, mida me saame juhtida, me saame õppida ennast juhtima ajas. Ja selleks, et ennast juhtida, ennast tõhusamalt juhtida, on meil vaja õppida tõhusamalt magama. Et siin selles lühivideos ma ei räägi unehügieenist ja sellest, mida teha, et ma ei tea, und soodustada, et igasugused uneharjumusi ja unerutiine ja harjutusi teha. Aga et need aja planeerimise selline vajaduse müüt justkui nagu natukene peegeldab seda, et kõigil on nagu tungiv vajadus kogu aeg rohkem teha, rohkem saavutada, kiiremini, kaugemale, kõrgemale. Aga põhiline probleem ongi siis see, et miks me ei suuda nagu rohkem saavutada. Mõtle nagu hästi, et miks me ei suuda. Mitte sellepärast, et me ei oska oma aega planeerida, vaid sellepärast, et me oleme reaalselt väsinud. Ja unepuudus on ka tihti üks vaimsete probleemide, vaimse tervise probleemide põhjus. Ja sageli on see põhjus, et inimene vähe magab, ta teeb palju, magab vähe. Ja sellest tulenevalt tekib väsimus, mis hakkab omakorda vaimseid probleeme tekitama või siis vastupidi. Uneprobleem võib juba olla ka vaimsete probleemide tagajärg. Ja tihtilugu, kui inimesed ka minu vastuvõttudel käivad ja räägivad oma uneprobleemist, siis me peale vaadates või sellise kohe nagu selle uneprobleemi nimetamisel me kohe nagu ei pruugi aru saadagi, kas see uneprobleem on põhjus või tagajärg. Et ta võib nagu mõlemat olla. Et seetõttu tuleb alati siis ka sügavamale vaadata. Mingil ajal viidi Facebookis läbi siis selline uuring või nii-öelda Facebook saab oma andmeid ju kasutada nii, nagu ta ise tahab. Et siis põhimõtteliselt Facebooki haldajad, omanikud tegelesid selle uuringuga ja siis nad vaatasid seal selliseid aspekte, et millisel ajaperioodil siis lääne ühiskonnas, Euroopas näiteks konkreetselt ma ei ole praegu täpselt kindel, ma ei hakka igaks juhuks spekuleerima, kas see uuring hõlmas ka Ameerikat. See võis hõlmata lihtsalt, et uneaeg on erinev, aga nad ju teavad, nad ajavöötmeid saavad ju vaadata seal. Ühesõnaga, et lääne ühiskonna inimene, et kuidas siis tema Facebookis käitub. Ja siis selgus, et öisel ajal, et kusagil õhtul seal mingist 10 kuni kella 1-2 olid kõige negatiivsemad kommentaarid. Ja see nüüd, et inimesed öösiti ei maga, on üks indikaator, et neil võivad uneprobleemid olla. Teine asi on see, et inimesed võib-olla peavad tegema asju, mida nad ei taha teha. Töö on võib-olla selline, mis, ma ei taha öelda, et töö ei lase magada, aga lihtsalt, et inimesed ongi negatiivsed, ütleme siis niimoodi, ja sellepärast nad ei saa magada. Ja siis, et need kommentaaride sisu siis oli negatiivne, eks ole. Ja see viitabki siis sellele sisuliselt, et inimestel on unehäired, et magamise asemel nad teevad midagi, mida nad ei peaks sellel ajal tegema, eks ole. Ja siis oligi seal toodud välja või teine uuring siis, mis kinnitas seda, et see inimene magab nagu keskmiselt seal 5-6 tundi või 5-7 tundi oli tegelikult vist see vahemik seal. Ja siis toodigi välja seal see, et kui inimene on vähe maganud, siis ta ärritub kergemini. Ja see ei ole ka nüüd, ei tugine ühele uuringule, sellele võib 10 või 100 uuringuid alla võtta. Et kui inimene on ärritunud või inimene on väsinud, siis ta ärritub kergemini kodus pereliikmete peale, kolleegide peale, suvalistes olukordades. Ja kujutad ette, et kui nüüd suudaks oma unerežiimi viia selleni, et näiteks magada 8 tundi ööpäevas.
kusagil, ma ei tea, ütleme siis, kui sa magad keskeltläbi 6-7 tundi, on ju, et sa magad põhimõtteliselt 60-120 minutit rohkem, aga saad endale parema tervise, tasakaalukama närvisüsteemi. Ja see on nagu see üleskutse, et võib-olla täna ma siin nagu väga suuri harjutusi sulle ei anna, aga kutsungi sind üles vaatama, et milline see sinu unerežiim on. Et ülemagamine ei ole ka tervislik. Et kui inimene magab liiga palju, et ma ei tea, iga päev 10 tundi või 12 tundi, on ju, ülemagamine muudab ka väsinuks ja loiuks, et ülemagamine ei ole ka hea. Aga see keskeltläbi see 8 tundi siia sinna natukene oleks nagu optimaalne. Et vaata palun selle pilguga, et kas sinu unerežiim on stabiilne. Stabiilne tähendab siis seda, et kas sa magad enam-vähem samadel aegadel. Jah, kui sa töötad vahetustega, siis tõesti võib juhtuda, et mõnikord oled päevases vahetuses, mõnikord öises, siis see nagu nii juba lööb kõik sassi. Aga kui sa ei tööta öösiti, siis tegelikult sul ei oleks väga keeruline see unerežiim paika panna, et mine õhtul enam-vähem samal ajal magama ja ärka hommikul enam-vähem samal ajal ja vaata, et see unerežiim jääks sinna 8 või see uneaeg jääks 8 tunni ümbrusesse. Ja kui sa vaatad, mis ajal sa hommikuti ärkad või mis ajal sa tahaksid ärgata, on ju, et võib-olla sa ärkad hiljem, kui mõnel inimesel ma tean, et on see, et ta tahaks varem ärgata näiteks, on ju, siis see tähendab seda, et sa peaksid õhtul natuke varem magama minema. Säti omalt see paika ja hakka seda harjutama. Et alguses, see on näiteks see, et kui sa oled kella 1 harjunud üleval olema, eks ole, kell 10 ei tule uni peale, on ju. Aga et võib-olla sa saad sealt näiteks poole tunni kaupa hakata seda uneaega ette tooma. Ja kui sa oled selle paika saanud ja oled 1-2 nädalat maganud enda kehtestatud unerežiimi järgi, et sa paned une alguse ja lõpuajad paika ja magad enam-vähem 8 tundi, siis vaata, mis juba selle 2 nädalaga su elus muutub. Ja anna mulle ka teada ja püsi terve. Kohtume nädala pärast.